Hei, taas kord on kohvipausi aeg. Mina olen Õnnela, toimetan assistendi koolis ning koolitame virtuaalassistente. Ikka kõik seda selleks, et inimestel oleks võimalik valida asukohavaba amet, paindlikkus ning kui ta soovib ajavabadust, siis ka seda saab virtuaalassistendi ametiga. Ja kohvipausidel igal esmaspäeval on meil teemaks mõni mõtteviisiga seotud teema või käib ka vahel külaline või siis räägime mõnest praktilisest asjast. Nagu näiteks täna mõtlesin, et räägin sellisest võib-olla esialgu tundub pisiasjast, aga tegelikult mõjutab päris palju sinu turundustegevust. Nimelt kontaktilist ehk kõik need inimesed, kes saavad sinult kirju. Nädalavahetusel sattusin oma postkastis kausta peale, kus tulevad mul kõik siis need samad turunduskirjad, kus meililisti ma olen ennast lisanud. Ja ma vaatasin, et ega väga suur osa neist kirjadest ei ole ma üldse avanud. Ja siis ma mõtlesin, et aga miks ma üldse olen seal? Nii mõnegi meililistist ma lahkusin, sest need ei kõnetanud mind. Ja see on täiesti okei, kui sa mingil ajahetkel lisad ennast kuhugile meililisti. Aeg läheb mööda, sinu huvid muutuvad, sinu eesmärgid muutuvad ja võib-olla see meililist või need kirjad enam ei kõnetagi sind. Siis julgelt pane lahku meilikirjalistist, sest see on kasulik nii sulle endale kui ka sellele, kes sulle kirju saadab. Meiliturundus on tegelikult ettevõtja jaoks üks stabiilsemaid ja kasulikumaid turunduskanaleid, aga seda saab olla see ainult sellisel juhul, kui sul on kontaktilist korras. Kui sa hoiad seal inimesi, kes sinu kirju ei ava või kes pole ammu juba enam huvitatud, siis see tegelikult ei mõju hästi. Ja ühel hetkel võidki sa avastada, et isegi need inimesed, kes võib-olla tahaksid su kirju lugeda, ei näe neid enam oma postkastis. Ehk et väga oluline on, et sa vaataksid oma meililisti kriitilise pilguga üle. Miks siis ei ole mõistlik hoida oma kontaktilistis passiivseid kontakte? Ma toon ainult mõned näited, miks seda ei ole kasulik teha. Näiteks see viib sinu avamismäärad alla. Ehk et kui enamus sinu listi liikmetest ei ava kirju, hakkavad meiliplatvormid arvama, et sinu saadetud sisu pole üleüldse väärtuslik. See aga tähendab seda, et sinu kirjad ei pruugi jõuda inimeste postkasti täpselt nii, nagu sina tahad. Tulemuseks võib olla see, et ka need inimesed, kes päriselt tahaksid sinu kirju lugeda, siis nad avastavad need sinu kirjad hoopiski rämpspostist või reklaamikaustast. Ja nad ei märkagi sinu ägedaid pakkumisi. Teiseks, miks tasub ikkagi oma kontaktilist aeg-ajalt üle käia, on nimelt see, et väga paljud meiliturundusplatvormid siiski küsivad kontaktide eest raha. Ja see käib ikkagi nende kontaktide arvu järgi. See tähendab, et iga passiivne kontakt võib tuua sulle igakuiselt lisakulu. Miks maksta siis iga inimese eest, kes sinu kirju kunagi ei loe? Neid kontakte tasub kindlasti eemaldada ja seeläbi oma kulusid vähendada. Ma tean, et ahvatlev võib olla see, et mul on meililist, kus on 10 000 kontakti. Aga kui nendest 10 000-st 1000 või 2000 või 3000 ainult sinu kirju avavad, siis ülejäänud 7000 on ju tegelikult kasutud. Ja seetõttu ka tegelikult sinu tulemustest võib tulla hoopis vale pilt. Ehk et kui sinu list on ikkagi täis neid inimesi, kes ei reageeri, siis võib tunduda sulle, et sinu kampaaniad, mida sa teed, ei tööta või siis sinu sisu ei ole väärtuslik. Aga tegelikult on probleem selles, et sul on lihtsalt
valed inimesed listis. Ja seeläbi võib tegelikult ka väheneda sinu enda motivatsioon, kui sa teed kampaaniaid, sa kirjutad kirju südamest, aga need kirjad lihtsalt jäävadki postkastidesse ja neid ei avatagi. Ehk siis jällegi väga oluline mõelda, kellele sa neid kirju saadad. Ja olgem ausad, et ka sinu brändi kuvand saab kahjustada, sest kui inimesed saavad pidevalt kirju, mis neid ei kõneta, siis see võib tekitada tegelikult neist negatiivseid emotsioone. Ja hiljem on juba võib-olla keeruline sul nendega uuesti ühendust saada. Ma arvan, et ma ei ole ainukene, kes vahel tunneb, et nii mõnigi kirjasaatja justkui risustaks minu postkasti. Ma mõistan seda, et neid kirju võibki tulla mulle ühelt inimeselt mitu tükki, sest ma olen erinevatel aegadel liitunud tema meililistiga ja ma olen sattunud seeläbi erinevatesse kategooriatesse. Ehk siin ongi tegelikult võib-olla mitte see, et ma heidaksin ette selle kirja saatjale, et miks ta mulle kirja saadab, vaid pigem ma peaks peeglisse vaatama, et äkki mul endal on aeg lahkuda sealt listist, nii nagu ma alguses ütlesin. Aga jätkuvalt ka kirjade saatjal on väga suur roll selles, et tema meililist oleks kvaliteetne. Nüüd mõned mõtted selle koha pealt, et miks siis on kontaktilisti segmenteerimine väga hea mõte. Sa saad hakata näiteks jagama inimesi selle järgi, kas nad on aktiivsed või passiivsed. Kui sul on aktiivseid inimesi, siis tasub neid hoida ja nendega rohkem suhelda. Passiivsete puhul on sul võimalus teha nendele korduskampaaniaid või küsida näiteks, et kas nad üldse tahavad sinu kirju saada. Ehk sa annad neile enne meililistist eemaldamist võimaluse siiski sinuga uuesti kontakti astuda. Ja kui nad ikkagi ei soovi seda, siis on mõistlik nad eemaldada. See aitabki sinu listi puhtana hoida ja seeläbi on su list ka oluliselt tõhusam. Meie assistendikoolis tegime selle tee läbi, kus me palusime inimestel valida, milliseid kirju nad soovivad saada. Ja alates selle aasta veebruarist siis tegelikult nõndanimetatud üldlist ongi siis see nendele inimestele, kes on selle valiku teinud just alates siis veebruarist 2025. Ehk kõik need, kes jätsid oma valikut tegemata, suure tõenäosusega assistendikoolilt kirju ei saa. Ja paljudel meilidel tegelikult on seal lõpus allosas võimalik sul endal ka valida neid kirja saamise eelistusi. Et sa ei pea alguses kohe võib-olla lahkuma sealt, aga kui seal on võimalus valida, milliseid kirju sa tahad saada, siis tee see valik ära. Siis miks veel segmenteerida? Sul on võimalik inimesi kategoriseerida huvide järgi. Mõned inimesed tahavad võib-olla näiteks tasuta asju, lihtsamat sisu. Teised soovivad rohkem süvitsi minna, investeerida koolitustesse või teenustesse. Mõned on kassiinimesed, mõned on koerainimesed. Ja lapsevanemad, kes siin kuulavad, siis kindlasti laste puhul on see, et te olete pannud ennast erinevate lastekaupade, poodide, uudiskirjalisti. Kui need võib-olla on olnud beebid. Kas teil on olnud meeles ka ennast sealt eemaldada, kui nad enam ei ole beebid? Tihti me unustame ennast sinna. Ja jällegi koht on ju, et ma enam ei taha võib-olla neid beebiriideid saada. Ma tahan juba suurema lapse riideid saada. Siis on hea, kui ma annan märku sellest, et võib-olla mind kuskile mujale kategooriasse liigutatakse. Ja see huvide põhine jaotus on ka selle tõttu hea, et sa tegelikult siis saadki inimesi rohkem kaasata, sa kõnetad neid, sest sa just kirjutad vastavalt nende huvidele. Ja seeläbi on sinu kirjade avamisprotsent ilmselt ka suurem. Siis võib-olla on selline kategooria nagu need, kes on juba sult ostnud või need, kes alles kaaluvad ostmist. Sest et inimesed, kes juba on sinu kliendid,
vajavad oluliselt rohkem teistsugust infot kui need, kes alles kahtlevad. Näiteks klientidele saad pakkuda väärtust ja sihukest järelturundust, kui sa juba oled temaga kontakti astunud. Samal ajal, kui potentsiaalse kliendiga sa alles teed neid julgustavaid ja usaldust tekitavaid kirju. Ehk need on väga olulised asjad, millele tähelepanu pöörata. Loomulikult on võimalik veel segmenteerida asukoha või profiili järgi ja mõnikord on kasulik oma listi segmenteerida just asukoha järgi. Alles hiljuti ma nägin, see küll puudutas Facebooki postitust, aga kehtib tegelikult ka kirjade puhul, et kui ma teen trenne Tallinnas, siis kas ma Võru inimesena tahaks neid kirju saada. Et asukoht on siiski ka oluline. Aga selleks, et sa seda asukohta teaksid, pead sa loomulikult oma klientide käest küsima või seda infot saama. Kui sa teed e-poe kaudu sellist segmenteerimist, siis ilmselt on sul see info olemas. Kui sul on füüsilised tooted, mida välja saata. Kui sul on digitaalsed tooted, siis võib-olla pead sa tegema eraldi küsitluse, et aru saada, kus sinu kliendid on ja kuhu neid võiks paigutada. Ja just see segmenteerimine on see, mis muudab sinu kirjad oluliselt personaalsemaks ja väärtuslikumaks. Ja sinu tulemused ka seeläbi paranevad. Inimesed saavad õigel ajal just seda infot, mis neil vaja on. Ma toon siia ühe näite, mis mul hakkas peas ketrama. Kujuta ette, et sa korraldad sünnipäevapidu, kutsud 30 inimest. Pooled neist ei tule mitte kunagi kohale. Aga ikkagi igal aastal ostad sa nende jaoks koogid, paned toolid valmis, siis see tegelikult on ju ressursi raiskamine. Seesama on ka meililistiga, milleks varuda kohti nende jaoks, kes nagunii ei reageeri. Palju mõistlikum on keskenduda neile, kes on kohale päriselt huvituvad. Või siis teine näide, et mõtle, et sa räägid pidevalt ühele ja samale sõprade grupile oma uuest ideest. Pooled neist viisakusest noogutavad, aga üldse ei kuula. Kui sa aga võtaksid aega ja räägiksid nendega, kes päriselt huvituvad, oleksid vestlused kindlasti inspireerivamad ja ka tulemusrikkamad. Sama on ka meiliturunduses. Parem on hoida ja toita oma suhteid nendega, kes on päriselt huvitatud. Nii et minu tänase kohvipausi üleskutse ongi see, et vaata oma kontaktilist üle. Küsi endalt, kes siin on need, kes päriselt sinu kirju loevad? Kes on need, kes pole juba kuid kirju avanud? Ja kas ma saan näiteks oma listi jagada nii, et igaüks saaks täpselt sobivat infot? Kindlasti arvan, et sa nüüd kuulad seda ja hoiad pead kinni, mõtled, et issand, see on ju keeruline töö, mul ei ole selleks aega. Aga mul on sul uudis. Virtuaalne assistent on kindlasti see, kes saab sind aidata süsteemide loomisel, saab segmenteerimisel aidata, saab veel ägedaid ideid välja tuua, sest et üks korralik meililist on väärt asi ettevõtjale. Ja virtuaalassistentide tugevus tegelikult ongi see, nagu ma ütlesin, et nad hoiavad süsteemid korras, teevad vajalikud korrektuurid ja sina saad see aeg põhitööle keskenduda. Ja assistendikooli lehel on olemas virtuaalassistentide andmebaas, kus sa saad siis endale valida sobiva virtuaalassistendi või kui sa ei taha iseseisvalt sellega üldse toimetada, selle virtuaalassistendi leidmisega, aga tunned, et sa siiski vajad endale abilist kõrvale, siis sel samal lehel on olemas ka paketid ettevõtjale ja me saame sind aidata ka virtuaalassistendi leidmisel. Kokkuvõttes, kontaktilist ei ole lihtsalt hunnik e-posti aadresse. See on sinu ettevõtte süda. Kui see on korras, siis töötab ka sinu turundus palju paremini. Puhas ja segmenteeritud kontaktilist on nagu hooldatud aed. Seal, kus on hoolt kantud, on tulemused lopsakad ning sul on imeliselt suurepärane saak. Mõnusat esmaspäeva jätku, kohtume järgmisel nädalal. Tšau!